proovime nüüd uuesti. Mulle tundub, et teil on siin väga tore. Kuidas teil on? Mitu inimest siis otsib, ei, ta on mitte siit, vaid lihtsalt, kui on inimesed, see küsimus Kahooti kohta. Ma selle tundsin ära, ma saan aru, et mul seal on õige vastus. Ma muude puhul ma polnud nii kindel, nii et väga tublid, kes võitsid. Aga ühesõnaga siis, kui on inimesed depressioon, siis mitu inimest otsib abi või kui suur see hulk on, kes otsib abi depressiooni. Just, et kuskil 30% ehk et siis kui on 9 inimest, siis on 3 on need, kes kas lähevad psühholoogi juurde või siis lähevad mõne spetsialisti juurde ja siis 6 on, püüavad ise hakkama saada. Siis erinevaid võtteid ja võimalusi. Mina olen Elina, nagu see väga pidulikus tutvustuses öeldi ja ma olen tegelenud sportlastega seni peamiselt ja tegelenud just sellise spordipsühholoogia valdkonnaga, aga ma olen täna väga põnevil, et ma olen ise mõned aastad ka tantsinud hobi korras ja need on olnud sellised väga toredad ajad ja mulle täna tundub, et ma olen sellises nii kuidagi nagu toredat õiges kohas. Ma ütlen ka seda, et mind võib vahele segada. Ma saan aru, et teile esitled, mitte nagu ebaviisakalt, et kui teil on küsimused, siis võib anda märku ja siis saab täpsustada. Ma ütlen ka seda, et ma saan aru, et te esitasite mingeid küsimusi seoses tervisega, siis mina neid küsimusi täpsemalt ei tea, aga kui sulle tundub, et see on see loeng, millele ma pean mingitele sinu küsimustele vastama, mille jooksul, siis see pole isegi nii väga loeng. Ühesõnaga, siis on see sinu vastutus. Siis sa tõsta käsi ja küsi, et see on see teema, mis sind huvitab. Ja kuskil selline mõned minutid räägin, teeme sellise mõtteharjutuse teiega ja siis on 3 soovitust, mida ja mismoodi oma sellist vaimset tervist hoida. Sellised mõtted. Alustame siis sellise väikese või ühesõnaga alustame väikese mõtteharjutusega. Ja see on tantsuga seotud mõtteharjutus ja ma arvan, et te võite lihtsalt, ma ei tea, kas tahate panna silmad kinni või mõelda, see on individuaalne harjutus, saate mõelda igaüks vaadata kuskile mingisse oma punkti, ei pea kellelegi rääkima, vaikselt keskendus, ei ole mingi hull meditatsiooniharjutus. Nüüd siuke mõtteharjutus, ettekujutus. Kujutad ette, et te olete suurel laval, ma ei tea, äkki koolitantsu-laval või, osalete või? Ja siis on, ühesõnaga see on siuke äge, see tuleb kõik, sa oled oodanud seda esinemist pikka aega, sa oled väga põnevil, sa tantsid seal praegu, sellel hetkel sa vaatad rahvas, kõik saalis, kõik rahvas elab kaasa sulle ja hullult äge. Mingil hetkel siis sa saad aru, et sa oled nüüd ära unustanud selle sammu ja kogu rühm keerab vasakule ja sina keerad paremale. Et sina teed vea ja sa oled aru saanud, et nüüd on see koht, et sul on täiesti meelest läinud see kõik, et sa oled nagu eksinud. Ma arvan, et see tunne või kui see ei ole sinu elus ka isiklikult juhtunud, ma arvan, et sa oskad ennast sellesse rolli või sellesse olukorda sisse elada. Pane nüüd tähele, mida sa endale ütled pärast seda olukorda. Või mida sa nagu mõtled selle kohta või mis see nagu tunne tekib. Veel mitte sellest olukorrast välja tulla, siis kas sa võid anda käega märku, kas sa tunned ka praegu oma kehas seda tunnet, et sul on nagu kas süda klopib kiiremini või et sul on nagu mingi selline kuidagi kehaline tunne, et sa oled ikka veel nagu seal laval. Võid anda käega märku, kas sa, mõned inimesed annavad käega märku, see on okei. Aitäh ja tule vaikselt siia ruumi tagasi, sa tegelikult täna ei esine, võid rahulikumalt hingata, siis inimestel, ühesõnaga täna on teine keskkond. Aga see on väga väike selline mõtteharjutus, ma loodan, et see ei tekitanud tohutult sellist halba tunnet kellelegi, et nüüd tuli meelde kõik see, mida sa oled püüdnud juba nagu mitu korda meenutada või ära unustada, aga see on mõtteharjutus ja see on näide sellest, mida sa võid oma peas teha. Sa esiteks see, et kuidas sa oskad ette kujutada ennast mingitesse olukordadesse, nii et sul hakkab kehas ka tekib see reaktsioon, et sa oleks just kui teeks seda sama asja. Ja nii nagu sul on võimalik ette kujutada, et sa teed vea, on sul samamoodi võimalik ette kujutada, et sa teed midagi väga hästi.
et sa teed seda ja sa kujutad ette, mis tunne sul on, kui sa seal parajasti lava tantsid, mis see sinu emotsionaalne hetkeseisund on, kuidas sa naudid seda, kuidas sa ei oota meeleheitlikult, millal see kõik ükskord lõpeb, vaid sa lihtsalt naudid ja armastad seda, mida sa teed ja sul on võimalik seda ette kujutada. See, kui vahetevahel sportlastele näiteks soovitatakse seda, et isegi, ma arvan, teil tantsus see kujutab või see töötab samamoodi, et see, kui sa oled vigastatud, siis on spordis on olnud selliseid juhtumeid, kus nad lihtsalt visualiseerivad, et nende jalg on terve. Nad ei tee ühtegi trenni enne, nad lähevad võistlusele ja nad lähevad siis nagu põhimõtteliselt vigastusega võistlema. Aga kuna nad kujutavad ette, et nad on sellises heas vormis, nad saavad hakkama, nad ei pea trenni tegema, vaid keha lihtsalt nagu tuletab seda meelde või oskab nagu treenida, sest et sa kujutad ennast nii elavalt sellesse olukorda ette. Ja see on visualiseerimise praktika ja seda saab harjutada. Ma ei soovita, palun vabandust, kuna filmitakse ka, täpsustan, käige trennis. Kui keha lubab, see ei ole niimoodi, ei saa öelda sellele õpetajale või treenerile on see, et ma ei tule, ma siin kodus visualiseerin on ju. Et ma ei pea trennis käima enam. See ei ole see sõnum, mida ma tahan öelda. Aga lihtsalt see, kui sa tunned näiteks, et enne lavani minekut on sul siuke nagu ärevus sees, et sa ei suuda nagu üldse keskenduda, siis visualiseerimisega saad rohkem aidata, mõelda ennast sellesse olukorda, et mis tunne mul on, kui ma tantsin. Kas see mõte on arusaadav? Aitäh, et te noogutate. Teine mõte, mis selle harjutusega, mida ma tahan välja tuua, on see, et me kõik ütleme endale peas midagi. Ja vahetavahel on nad sellised julgustavad asjad, me püüame lohutada, pole midagi või keskendu järgmistele asjadele, mis tulevad. Aga vahetavahel need ei ole nii head asjad, mida me ütleme. Vahetavahel me ütleme, kuidas sa võisid või igavene, ma ei tea, kobakäpp. Ja eile tegin süüa. Ja juba lihtsalt ainult selle pärast, et ma enne mõtlesin mingid sammud läbi, mida ma teen. Ja siis eksisin seal mingi koha peal. Ma juba selle peale ütlesin endale halvasti. Ma ütlesin, halloo, esiteks ma täiskasvanud inimene, võiks olla natukene nagu sõbralikum enda suhtes, aga ei. Ja juba lihtsalt selle pärast, et ma seal tegin ühe vea, juba ütlesin selle peale endale halvasti. Aga seda saab samamoodi treenida, mida sa endale ütled. Eriti ka tantsu puhul, eriti sellise ka treeningu puhul. Ma ei soovita, et sa harjutad neid asju väga suure esinemise eel. Või väga tähtsa esinemise eel. Aga näiteks ka trennis, kui on mingid sellised harjutused, et kas on vaja ükshaaval ette näidata ja siis sulle ei lähe väga hästi võib-olla, siis see viis, kuidas sa ise endale ütled, aitab tegelikult hiljem su sooritust parandada. Kas see mõte on ka arusaadav? Hea uudis on ühesõnaga see, mida sa oma peas teed, kuidas sa harjutad, sul on võimalik harjutada need asju pigem positiivses suunas. Ja tahtsin jagada siis 3 soovitust ja enne nii-öelda vaimse tervise teemal, aga enne seda veel jagan sellise üldise teadmise, et on 2 nii-öelda mõistet, on vaimne tervis, võib-olla ütlen inglise keeles ka, tegi vist ka guugeldate ja vaadata mingid videos, ühesõnaga, et siis mental well-being on see, mis on see vaimse tervise nii-öelda skaala ja igal ühel on vaimne tervis olemas. See võib olla kas võib-olla mitte nagu päris heas kohas ei ole täna omadega, võib-olla oled nagu kehvemas, võib-olla magasid kehvasti, siis täna su selline ergas olek ei ole nagu nii tore, aga on olemas teatud sellised nii-öelda vaimsed, inglise keeles öeldakse mental illness ja illness nagu haigus. Eesti keeles ei ole see nagu vaimne haigus, aga on nii-öelda siuke diagnoositud näiteks nagu depressioon või ärevushäire või obsessiivkompulsiivne häire on selline, kus siis, või keegi teab, et on see sundmõte, et lähed kodust välja, ka isiklik näide, ja siis mõtled, kas ma võtsin juuksesirgendaja välja sealt stepsist või mitte. Et iga kord võtad selle peale, huvitaks võtta, kui on see sundmõte on see, kui ma mõtlen selle peale, kas ma võtsin või mitte. Ja sundtegu on see, kui sa pead minema tagasi kontrollima, kas sa võtsid või mitte. Ja nipp sellest, kuidas seda nagu meelde jätta, et sa võtsid, on see, et kui sellel ajal, kui sa võtad selle välja, siis sa ütled endale, võtan selle praegu stepsist välja. Ja siis see pidi dementsuse vastu kaigma. Aga see vist on veel vanade teema. Ühesõnaga,
et see, et sa nagu saadad mõttega, siis sa oled mõttega selles olukorras kohal ja võtad välja aga muidu üldiselt igapäevases elus, kui see ei häiri, see reegel ongi see, et kui hakkab igapäevaelu häirima, siis tegelikult võib tuleks abi otsida ja siis on tegu sellise pigem nagu vaimse häirega. Ehk et siis vaimne tervis on igaühel olemas, vaimne häire on diagnoositud ja selles osas ta ikkagi segab sellist igapäevaelu. Ja on võimalik, et inimesel on näiteks olnud vaimne häire, ta on näiteks olnud, ma ei tea, depressioonis mingil põhjusel ja siis ta, ma ei tea, põeb seda depressiooni näiteks pool aastat, võib-olla 2 aastat ja siis tuleb sellest välja ja elab edasi täiesti normaalset elu. Ja võib olla ka see, et ta igapäevaselt võitleb mingi sellise vaimse haigusega ja pealtnäha ei oska nagu arvatagi, sest ta on ära õppinud igapäevased eluoskused selleks, et saada selle haigusega ka toime. Ja see on täiesti võimalik. Ja selles mõttes ka just, et kui sulle täna tundub, et siin on mingi selline, et võib-olla mul on nagu mingi selline häire, mitte siis mul on ka, aga ma ei ütle sulle praegu. Aga ühesõnaga, et sul on endal nagu kahtlus, et näed, et äkki on nagu mingi selline teema, millega ma peaksin tegelema. See hea uudis on see, kui sa harjutad, kui sa jälgid seda, mis su peas toimub, siis sa tegelikult saad midagi igapäevaelus ka hakkama. Keegi taha panna sind haiglasse, keegi taha sind kuskile nagu ära kuidagi märgistada, sind öelda, et sina oled see nagu haige. Et mõnes mõttes sama paralleel nagu nohuga. Me keegi tegelikult väga harva räägime, et mul oli 2 aastat tagasi selline nohu, et ma ei tea, kuidas ma sellest nagu ikka välja tulin. Ja see on nagu, see tundub ju tavaline. Me enam ei vaata seda, et sul oli see nohu 2 aastat tagasi. Aga see viis, kuidas me räägime vahelt depressioonist või mingist ärevushäirest või keegi läheb, ma ei tea, lihtsalt ma ei tea, ma ei taha ikka rääkida kohutatud teemat, ikka hommikul. Ja siis ühesõnaga, et keegi näiteks tekib mingi selline tohutu paanikahoog ja siis me kipume nagu mõtlema, et nüüd see hoog tuleb talle varsti jälle. Aga tegelikult ei pruugi olla. Võib-olla see just, et ta teeb nagu tööd selle oma peas, oma mõtetega ja tegelikult ei pruugi talle kunagi jälle sellist paanikahoogu tulla. Ja selle juures 3 soovitust. Ja 3 soovitust on ka sellised, ma ütleks ikkagi sellise tantsuvinkaga. Esimene soovitus on see, et harjutada positiivsust. Ja see on samamoodi, see on ikkagi lihas, see on trenn. Jälle ei saa tantsuõpetajale öelda, et ma täna trenni tuleb, ma harjutan positiivsust kodus. See ei ole nagu see vabandus, see tuleb käia trennis ka. Aga siis harjutada positiivsust näiteks sellega, et õhtul mõtled ja paned kirja 3 asja, mille eest oled tänasel päeval tänulik. Võib-olla ei ole mitte midagi, et sulle tundub, et ei ole juhtunud, aga see harjutamise mõte on see, et sa õpid ennast, nagu treenid ennast vaatama häid asju, mis su elus juhtub. Midagi, kui see on lihtsalt väike asi. No see, et mul on voodi juba, kuhu õhtul minna magama. Ja see on juba üks asi, mille eest olla tänulik. Aga et just, et harjutad, võib-olla teed näiteks endale uue märkmiku, kirjutad igale lehel 1, 2, 3. Siis mina vahetavalt teen, et ma kirjutan 100 asja, millest ma tänulik. Vahel ma jõua 100-ni. Vahel ma teen 60, ütlen, ka täitsa hästi. Aga et see on, vahel on 100 nagu täitsa põnevnevisi lugeda, mis asjad need on ja mis on, et siis need muutuvad vahetavalt ka. Mõnikord ma olen mõne asja eest rohkem tänulik, mõnikord vähem. Et see on selline põnev mõtteharjutus ja harjutada seda positiivset mõtlemist. Ja üks kõige lihtsam viis on see, et sa treenid tänulikkust. Teine, ja ma arvan, mis on tantsu mõttes hästi spetsiifiline, ja võib-olla ma olen ülekohtune ka, aga ma ikkagi ütlen seda siin, on see, et kui sa annad tagasisidet, siis kuidas sa annad tagasisidet ja sa pead olema positiivse tagasisidet suhtes täpne. Et mitte nagu see, et siis lõpetatakse tants ära, ja siis mõtled, kuidas on, ja siis ütled, väga hästi, aga siis on veel need asjad. Et kõik ei vaata publikusse ja mis veel siis tagasi, keegi siruta varbed, kui vaja sirutada ja sellised teemad. Aga et sa pead olema ka täpne, mis on hästi. Et kui on see positiivne tagasiside, siis mis on selle juures ka hästi. Ja vahetavahel sa isegi üldse unustad ära selle. Ja siis see teisele jääb nagu mulje, et midagi ei ole hästi. Aga et siin lihtsalt ka jälle proovida, harjutada, mis on need
mis on see positiivne asi, mida selle teise esinemise juures tuleb. Ma Soomes, seal Jyväskyläs tegelesin seal töötasin ühtede siis, mis siis on sünkroonuisutajad, jah, kes on siis iluuisutajad, aga siis teevad rühmas. Ja siis need äkki mingi 40 noort või 30, aga teil on siin 40. No, need oli 30. Ja siis vahetavalt nad tegid seda, et neil oli selline tunni nagu toas või nagu põrandal trenn, mitte jääl. Ja siis nad tegid rühma pooleks. Oli siis pooled tegid seda esinemisnumbrit ja pooled vaatasid pealt. Ja ülesanne oli see, et see, kes vaatasid pealt, andsid ainult positiivselt tagasi neile. Ja see on nagu hea harjutus sulle ka, isegi kui õpetaja seda sulle täna ei anna, ta lihtsalt harjutad seda mõtlemist, mis asi see on, mida ta teeb hästi. Teine soovitus on see, et igaühe mure on tähtis. Isegi kui teine tundub, et ta tuleb nagu mingi sellise murega, sa mõtled, et mul on palju suuremad mured, siis mitte mingil juhul, sa võid, aga see ei ole kasulik seda öelda, et mul on palju suuremad mured kui sul. Ja et selline kuulamisoskus, märkamisoskus ja see, et kuidas ma ütlen, kui te näiteks suures grupis midagi jagate ja siis või mingi tuleb näiteks, no me räägime natuke söömisaihetest ka, et kui on siuke ja siis keegi ütleb seal mingi grupis mingi suurem selline, no ongi võib-olla toidulaua taga seal mingi snäkkid söömine, mul on vist mingi toidu söömishäire, et ma söön nii palju krõpse kogu aeg. Ja siis teine ütleb, ära jama, sa ega mingi nõrke ei ole. Ja ole tähelepanelik, mida sa ütled, sest võib-olla kõrval on keegi, kes tegelikult vaevleb selliste mõtetega ja ta ei taha oma murega välja tulla, sest et ta ei taha nõrk olla. Et lihtsalt märgata seda ka, et kui keegi jagab sulle oma muret, siis kuidas sa reageerid või kuidas võib olla keegi teine, kes on kõrval, kuidas ta seda nagu siis paneb tähele. Ja kolmas, ja tegelikult siin juba oli see teema, tuli ka üles. Kolmas soovitus on selline uni ja puhkus ja et tuleb olla selline, võtta aega selleks, et mitte üle treenida, võtta endale aeg, et korralikult magada. Mitu tundi see õige vastus oli? 8-10 tundi. Ja isegi kui on mõnikord selline kiirem nädal, et ei ole võimalik, siis oled sellel hetkel nagu leebes enda suhtes, aga saad aru, et sa pead mingil hetkel võtma selle aja, et korralikult puhata. Sellised mõtted on mul praegu. Ma saan aru, et siin veel saab paneelis täpsustada, kui on vaja. Aga kas kellelgi on mingid kripeldavad küsimusi? Ma arvan, ma olen teinud okei sissejuhatuse, et saada aru, millest ma enam-vähem oskan rääkida. Minul oleks küll üks kripeldav küsimus. Seda ma ei andnud valmis. Kui noored registreerisid üritusele, siis nad vastasid küsimusele, kuidas tants toetab füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist. Ja hästi huvitav on see, et peaaegu enamus vastajatest ütlesid, et tants aitab nendel oma emotsioone välja elada. Aga samas toodi ka välja, et me küll väljendame oma tundeid tantsudes, aga me ei räägi nendest. Minul tekkis siin just see küsimus, kuna te tõite välja sellega, et tuleb öelda, mis on hästi, et see puudutab natuke ka juhendajat tegelikult, eks mitte ainult õpilast ja nende omavahelisi suhteid. Siis selles samas küsimuses, et kui me kasutame teismeliste emotsioone ja nende võib-olla mingis mõttes haavatavat olekut mingitel hetkedel elus oma loomingus, siis kus kohas on see vastutus juhendajal ja kus kohas on see vastutus õpilasel, et me kõik vaimselt terveks sinna. Kas saate mu küsimusest aru? See kohutub keeruline küsimus, ma isegi ütled see mikrofoni. Okay. Ma ei pea vastama. Okei. Et see küsimus on selle kohta, et kuidas ära tajuda piir selle emotsioonide väljendamise osas. Et mis on, et kas me kasutame vahel tantsu ära selleks, et ja samal ajal ka siis see, et kui ma loon tantsu kellelegi, eks, ja kasutan tema võib-olla loomulikku emotsiooni, et kuidas nagu teha seda vastutustundlikult niimoodi, et ma vastutan ka selle inimese vaimse tervise, eks. Ma ei jäta teda selle emotsiooniga seal üksi. Mulle tundub, et see on juhendaja vastutus. Aga kuidas seda on hea
sellest me räägime põhjalikumalt juhendajate sessioonis mingi kell ja siis aga ikkagi see kommunikatsioon, iga treening on tegelikult suhtlus, et sa annad seda nagu tagasisidet, sa küsid tagasisidet, oled valmis, oled avatud selleks, et keegi ütleb, et mingi asi on ebamugav teha, et sul tekib kogu selle tunni jooksul selline avatud ja rõõmus ja põnev õhkkond, et sa tahad koos õppida. Ja tegelikult, kui tantsija ütleb, et see asi ei ole okei, siis tegelikult on juhendaja asi ka nagu sellest õppida. Ma ütleks siia vahele, et ükskõik kui väga sa võib-olla õpetajana tahad, et see suhtlus tekiks, aga sa tegelikult õpilasena sa ei ütle, et mul ei ole okei sellist nututantsu teha või et mul ei ole okei nii rõõmsat tantsu teha. Sa tegelikult ei ütle seda. Aitäh, et sa jagad seda, see on väga vapper seda nagu välja öelda. Ma arvan, et selles mõttes sinul on see isiklik võit, et sa oled ise aru saanud, et sa tegelikult ei ütle seda. Et vaata, et sa tahaksid öelda, aga see ei ole see... See on lihtsalt see, et sa tunned, kui sa ütled, siis on ju siuke tunne, et sa tegelikult nagu mitte ei ründa õpetajat, aga et sa nagu ütled halvasti ikkagi ja sa pigem ei taha seda. Et mõlemad võiksid nagu õnnelikud olla ja kui sa oled tantsija, siis kui sul on terve grupp kaadal, et võib-olla pooltele meeldib või pooltele ei meeldi, et siis on siuke... Seal on ikka see rääkimise koht. Ma arvan, et ise selle tekib selles tunni jooksul, sul tekib see arusaam, sest kui sa ka juhendajana saad aru, et sa paned nagu iga nädal, ma ei tea, mingi 3 korda nädalas, paned selle oma juhendatava sellesse olukorda, kus ta tegelikult ei taha olla, siis sa juhendajana ka ei võida. Ja siis tekib see kommunikatsiooni koht ja mõnes mõttes, kui sa juhendajana suudad teile selgitada, et me teeme seda praegu siin sellepärast, et saada mingit teist kaugemat eesmärki, siis võib-olla tantsija nagu saab ka sellest aru ja tuleb kaasa. Ikka see suhtluse koht. Aga suur tänu. Lihtsamaid küsimusi ei olnud või? Pärast tulevad lihtsamad küsimused. Meil on aega täpselt ühe küsimuse jaoks, et kas keegi soovib küsida? Ma küsin siis sellise küsimuse, et kui on sellised suuremad mured ja ütleme nii, et võib-olla ei ole seda tunnet, et tahaks õpetajaga jagada, lapsevanemaga jagada, mis on näiteks täna Eestis need kohad, kus siis näiteks noored saavad, kelle poole pöörduda või sellist, näiteks ongi tunne, et on ärevushäire või mingi selline probleem või paanikahood tulevad peale, et kuhu ta peaks pöörduma? Ja aitäh, tegelikult on hästi lihtne ja kättesaadav portaal on see peaasi.ee ja seal on meil tegelikult on mõned materjalid, tõin siia riiuli peale ja seal on mõned kleebised, aga et kui saate siis teel uksest välja, et saate võtta endale kaasa, et see on väga okei, nad tegelikult seal ka annavad sellist online nõustamist aga võib olla ka ikkagi see, et sa pöördud kellegi teise poole, mõne täiskasvanu poole, keda sa usaldad, oleneb, mis see nii suur mure on, aga vahetama aitab ka sellest, kui sa juba ütled kellelegi välja nagu oma sõbrale. Ja kui te olete näiteks ka harjutanud sellist head kuulamist, siis tegelikult võib sellest ka täitsa kasu olla. Suur tänu ja aitäh, Helina!